Tere Eesti! Kosmosetervitused teile kõigile. Aruküla kosmoseprogrammi teadlaste poolt. Otse kosmosest. Ja, nagu mürast on ka kuulda, siis tegelikult oleme just parasjagu suure ajaloolise sammu lävepakul. Tegeleme hetkel maandumisega Marsil. Jah, et oleme siin orbiidil ja kohe hakkab toimuma maandumine. Õigemini juba see toimub, aga äkki siin saatejuht võtab võib-olla kokku kiiresti, et kuulajatel, mis meil siin viimasel ajal toimunud on. Ja... Just väikse apsaka tagajärjel sattusime teadlastega kosmosesse, aga mõtlesime, et kui me juba siin oleme, siis ei hakka siin pikalt paanitsema, et hakkame kohe teadustööga tegelema. Ning plaanisime minna Kriegeri planeedile, kuid nüüd ikkagi Mars sattus lihtsalt nii õigesti meie trajektoorile ette ja ostusime ka seal ära käia. Loomulikult ja tegelikult võrelapatsid on meil juba laiali aetud raketil ja maandumine on viimases faasis põhimõtteliselt. Ees on oodata ainult video katkemist. Jah, signaal katkeb, et siis põhimõtteliselt mõne sekundi pärast võib juba olema kohal. Nagu ikka tagurpidi maandumisega juhtub. Jaa. Tundub, et siis signaal katkeb. Jah, signaal on katkenud, väga hea. Et praegu ei teagi täpselt, mis toimub, aga jaa, oleme maandunud. Kohal. Oleme kohal. Super. Lihtne nagu alati. Jah, mitte mingid viperusi jällegi ei esinenud, loomulikult. Mis viperused, jah, et pole meil siin mingid viperusi kunagi olnud või nagu midagi on ka olnud, siis on sellest suht kiiresti ja, nagu... Nipet-näpet. Öeldakse, et tegijal juhtub, aga me kõik teame, et teadlastel juhtub kõik alati õigesti. Ja tegelikult nüüd tuleks kiiremas korras saada ühendust siis NASA poolt Marsile saadetud Curiosity nimelise kulguriga, Marsi kulguriga, et aitab meile Teslast, mis on meie ASS-i külge juhuse tahtel kinnitunud, et selle Spacemani ära tuua siia sisse. Ja meil ju ei ole tegelikult skafandreid. Ja. Kuna sattusime lihtsalt juhuslikult kokku ka kosmoses Teslaga ning kuna meil ei ole skafandreid, siis meil lihtsalt ei saa siis kosmoseamet ise välja minna ning mõtlesime, et... Teadust tegema Marsile. Mõtlesime, et Marsi kulgur Curiosity saab meid sellega aidata, tuues ära Tesla sees oleva Spacemani seest, Spacemani meie kätte tuua ning me saame sealt lihtsalt ise skafandri kätte. Ja. Saame korda mööda väljas käia. Curiosity robotkäega saab avada turvavöö, et Spaceman peaks gravitatsiooni tõttu ise välja kukkuma. Jah, aga olemegi siin peakompuutri juures tegelikult, et juba... Kuidas selle Curiosity'ga täpselt ühendus saigi? No, ma proovin esialgu Wi-Fi'ga, aga ega oleks võib-olla parem variant isegi Bluetoothiga, et... Hoiab energiat kokku. Jah, praegu otsib, et... Nii. Ja nagu inimesed juba tunnevad ilmselt selle ajale ära, et ühendus on loodud ja ma panen eesti keele peale, NASA teadlased on ikkagi arvestanud, et eestlased võivad teinekord Curiosity'ga kokku puutuda ja... see on elementaarne. Saab emakeeles suhelda. Väga hea, kusjuures ma vaatan, et aparaat on meil päris ligidal isegi, et see on mingi 50 meetrit ja täiesti kogemata. Kusume siis meile siia järele? No tegelikult see ei ole kogemata, ma ikkagi arvutasin radari järgi välja, et kus kohas Curiosity parasjagu teadustööga tegeleb. Jah, seda nüüd küll, et väga meeldiv. Ega teaduses kogemata asjad ei juhtu. Tervist! Tänan, et ühendasite ennast Curiosity pardakompuutriga. Kuidas saan teile abiks olla? Kui meeldiv, räägibki eesti keeles. Täiesti puhtas eesti keeles, ma küll mingit aktsenti ei kuule. Ei saa aru, jah. Nii, Curiosity, abiks saad niimoodi olla, et lähed sinna meie selle ASS-i tiiva küljest tilbendava Tesla juurde ja teed turvavöö sellel piloodil lahti, et ta välja kukuks. Ja siis tood siia. Selge, asun kohe tegutsema. Oota, aga kas on võimalik, äkki meil on autost veel vaja midagi, mis võib meile kasulik olla? Jah, et Curiosity vaata palun pagasnikusse, mis seal on? Jah, ma võin vaadata, aga pardaks jokki. Aitäh sulle, väga meeldiv. On ikka peen tehisintellekt sellel Curiosity'l, et täiesti kuulab nagu... Kuulab sõna nagu koer.
kuulab sõna nagu eestlane valitsust. Jah, aga senikaua, kuni äkki Curiosity tööd teeb, kuulame vahelduseks meie muusikat. No kas suunaks äkki mõne sellise lähemal oleva planeedi peale, mis on võib-olla ainult mõned miljonid valgusaastad või kaugemal? No, kui sa soovid seekord. Et ma ise küll mõtlesin 3 triljonit valgusaastat kaugel olevat ühte nupsukest nagu viiluda, aga nagu ses suhtes, et pole ka vaja. Jah, ma arvan ka, et paneme siis selle L19, mis sa silmas pead. Aitäh! See muusikapala oli minule ikkagi väga meeltmööda. No, oleme ausalt, see suhteliselt tegelikult ei olnud sellele ikka nagu mitte midagi ette heita. Teaduslik muusika. Jah, viimati oli muusikat kuulates nii hea tunne, kui ma kuulasin neid Alo Mattiiseni isamaalise lugusid. Minul vähemalt. On ka endal see vinüül olemas? No kellel ei oleks. Aga Curiosity valmistas meile siin muusikapala ajal ühe väga positiivse üllatuse, et leides siis pagasnikust 2 skafandrit. Elon Musk on nüüd sinna ettenägelikult ilmselt poetanud, et tundub, et meie missiooni saadab ikka täiel kõnn, peaks isegi mainima, et saame kõik koos Marsile minna esimeste eestlastena ja hakata seal tegema teadustööd. Varem pidime ju, oleks pidanud käima ükshaaval. Kusjuures ka sinimustvalge lipp on vaja lähimasse punkti püsti lüüa. See on mul juba taskus olemas, et ootab. Ja sisse elada. Sisse elada. Sisse peaks elama nüüd nendesse skafandritesse vaikselt, et hakkame sättima, et ega nende selga panemine on ka ju ikkagi tundide pikkune töö sisuliselt, et võib-olla need Elon Muski skafandrid on vähe peenemad, et saab nagu kiiremini. Aga samas nendega on hea lugu see, et kui sa korra sisse, siis jaksad selle sees olla ka päris nagu rohkem tunde. No seal on kõik süsteemid sees. Sa võid olla sellega talvel, õues või suvel. Ja pole probleemi vetsus käimisega. Ma nägin seda ülekannet, kui ta tegi seda, saatis need kosmonaudid sinna ISS-i peale. Ja oota, ma tõmban, mul on selle Spacemani keha ütles, ma võtan selle Spacemani oma. Oota, räägi edasi. Et sellega ettevaatlik olema, et ma vaatasin seda ülekannet ja siis nägin, kuidas üks astronaut kummardas ja siis nagu see särk tuli välja siit tagant. Tuleb särk püksis hoida, et muidu võib selg paljaks minna ja see... Kosmosevaakum tõmbab su välja seda skafandrist lihtsalt. Jah. Võib-olla kummardamise asemel tasub süke rohkem kükitada, et vältida seda õnnetuse juhtumist. Jah. Ega need 2 lisaskafandrit ei olnud ju tegelikult ainuke asi, mis Curiosity sealt Tesla pealt leidis, et... Just, et tegelikult me saime just hoobilt miljonäriks. No isegi rohkem. Ei, no mitte meie nüüd just küll, aga... Miks mitte meie? No tähendab, ma vaatasin selle rahakoti siis, mis Curiosity sealt Bardatšokist leidis. Vaatasin selle sisu, lappasin läbi ja seal oli Elon Muski ID-kaart ja $10 miljonit sulas. Aga kosmoses on see ikkagi ju meie käes.
no seda küll, aga et Elon Muskile, et kui ta kuulab meie saadet, et siis... Anname talle lihtsalt teada, et see on nagu kindlates kätes. Elon, your wallet is safe with us. But in space. Tegelikkuses ma ise mõtlen, et kuidas ma nagu kas ma peaksin kile panema selle skafandri alla või peale, et ma ise eeldaksin, et Elon Muski poolt välja töötatud skafandrid on ikkagi ka taudikindlad. Kes sellest kahelda võiks? Pole võib-olla seda kile vaja pannagi. Aga enne kui me kiivrit pähe tõmbame, siis kindlasti tasub kuulata meie uut osa, sest et just siis astuvad ajaloos esimest korda inimesed Marsipinnale. Ja juhtumisi on need teie lemmikteadlased ja meil on 3, kuldne kolmik. Eestlased. Ja eeskätt eestlased. Eestlast trio. Aga mina mõtleksin, et äkki kuuleks saate lõpuks siit veel paneks muusika mängima ja... Kuskilt kodu lähedalt. Väikeselt äkki. Teeme väikeselt. Kuulame seekord väikest. No nägemist. Head aega ka minu poolt. Nägemist. Kohtumisel. Kosmos. Teadus. Faktid. Arvutused. Tõestused. Blue, Black and White Lives Matter. See on Aruvüla kosmoseprogramm.